Tere päevast, hea teadmisimuline rahvas. Mina olen elukutset logopeed ehk kõnelemine on see, millega ma oma igapäevaelus kokku puutun kõige rohkem. Aga ma arvan, et kõnelemine on see, millega meie inimesed ju niikuinii kõik igapäevaelus väga palju kokku puutume. Kas te kujutate ette, mis juhtuks või mis me täna siin teeks? Mis me üldse siin teeks, kui me ei räägiks? Kui me ei suudaks rääkida, kui me ei suudaks lugeda, kirjutada, kui meil puuduks see kommunikatsioonikanal? Tõenäoliselt ei oleks meil lihtsalt siia asja. Kõnelemine on see oskus, see võime inimesel, mis on ka evolutsioonis kõige hiljem välja kujunenud. Mõistagi, kui me evolutsiooni peale mõtleme, hingamine, toitumine, liikumine, kõik see on enne. Kõik keerukamad toimingud, kaasa arvatud see, mis öeldi, et ahvist inimese tegi, ka töö, kõik see nutikus jõuab enne, kui inimene suudab abstraktselt oma mõtteid hakata väljendama kõnes. Kuna ta on suhteliselt evolutsioonis hilise arenguga, väljatekkega, siis on ta ka juhitud inimesel peaajus kõige pinnapealsemas kohas. Ja see on piirkond, kuhu jõuab inimese verevarustus, kogu see rakutoide kõige hapramalt. Ja seetõttu on ka kõnelemine suhteliselt kergesti kahjustuv funktsioon. Aga see selleks praegu, selleli ehk jõuame pärastpoole. Ma olen logopeedina väga kaua töötanud just ravisfääris, nii laste kui täiskasvanute vallas. Vahepeal oli mul pikem paus, kus ma ravitööd ei teinud, aga praegu nüüd pealt aasta või 1,5 aastat töötan ma Viimsi haiglas jälle kõneravis. Töötan nii laste kui täiskasvanutega. Aga miks siis lastega? Ma arvan, et kui te praegu kuulate ja mõtlete selle peale, et logopeed teeb ju tööd lastega, et enamasti ollakse sellega nii harjunud, siis küll me jõuame sinnani, kus kohas me räägime, miks pärast ka täiskasvanute jaoks on logopeed väga oluline ja võib-olla mõnikord ka ainukene õlekõrs, mis aitab tal inimestega taaskord sidet luua. Selleks, et saada kontakti teiste inimestega ja mõista või aru saada, mis toimub, on olemas inimesel kommunikatsioonikanalid. Me oleme harjunud sellega, et me näeme, mis meie ümber toimub. Ehk üks väga oluline kommunikatsioonikanal loomulikult on inimese jaoks nägemine. Mida me näeme, see on juba iseasi, kas me näeme ka seda, et spetsiifilist kommunikatsiooni või üldiseid andmeid, see on ilmselt teil puudutatud ka juba nägemise teema juures. Teine väga oluline kommunikatsioonikanal loomulikult on kuulmine, sest te ju kuulete, mida ma räägin. Ja te kuulete seda müra, mis tänavalt tuleb ja te kuulete kõik võimalikke teisi helisid, mis ei ole seotud kõnega ja te saate aru, mis ümbruses toimub. Kommunikatsioonikanal. Päris selge, et kommunikatsioonikanaliks on ka haistmine. Teate küll, kui köögis ikka liha kõrbema läheb, siis see kommunikatsioonikanal on praegu kõige tähtsam. Te suudate minna kööki ja selle olukorra päästa. Kompimine, tundmikkus, see, mis me tajume, kompimise kommunikatsioonikanal on äärmiselt oluline kõne arengus või üldse inimese arengus, sest beebidest saati tajumine, mis meie ümber on, millega me seotud oleme, algab kompimisest, algab sellest, et me tunnetame ja tunneme seda, mis meie ümber on. Ja juba niimoodi etteulatavalt öeldes, et kui inimesel puuduvad teised kommunikatsioonikanalid ehk kui ta ei näe ja ta ei kuule, siis jääbki kompimine see, mille abil inimene õpib väliskeskkonnaga kontakti saama.
Ja nüüd tuleb kõnelemine. Kõnelemine tuleb siis selleks kõige abstraktsemaks kommunikatsioonikanaliks, kus kas inimene suudab kas suulise kõne abil või kirjaliku kõne abil oma mõtteid, oma arvamusi väljendada teistele. Lisaks sellele on ka viiplemine üks kõnelise kommunikatsiooni kanal, mida kasutavad siis inimesed, kes ei saa artikuleeritult rääkida. Me oleme harjunud sellega, et viiplevad kurdid inimesed, kuid viiplevad ka teised, saavad õppida viiplemis ka teised inimesed, kes küll kuulevad, kuid ei saa artikuleeritult rääkida. Lihtsustatud viipekeelt näiteks õpetatakse motoorse kõnekeskuse kahjustusega lastele või ka vaimupuudega lastele, autistlikele lastele, selleks, et nad suudaksid oma mõtteid ikkagi edastada ja oma soove väljendada. Kõnelemise, mis on vaja selleks, et inimene kõnelda saaks? Ta peab suutma ennast liigutada. Eeskätt loomulikult ta peab suutma liigutada oma artikulatsiooniaparaati. Aga sellest üksi ei piisa, nagu rohkem on vaja ennast liigutada. Nii selles mõttes, et jõuda kõnelejana teiste inimesteni, kui selles mõttes, et oma ise ennast liigutada. Minul on olnud juhust kohtuda inimestega, kellel liigutamise funktsioon puudub, kuid sealjuures on, kui me pärast jõuame hiljem selleni, kõnekeskused ehk kõnevalmidus nende vaimses olekus täiesti korras. Ja inimene ei saa rääkida sellepärast, et tal ei ole liikumist. Ta on näiteks üleni halvatud. Kaasa arvatud ka artikulatsiooniaparaat on halvatud. Kõnelemine saab toimuda siis, kui inimesel on, mida öelda. Ehk ta intellekt on selline, et tal on öelda. Ta teab oma mõtteid väljendada. Muidugi, kui intellekt on nii-öelda niruvõitu, siis ka inimene saab rääkida ainult, et kas sellest kõnelemisest, kui ta on nii palju intellekti, et ta üldse on õppinud kõnelema, kui mõtestatud ja kui arukas see jutt, see on juba teine teema. Siis kõnet kontrollib ja juhib psüühika. Psüühiliselt võib olla inimene kõnevõimeline. Ta võib olla, teab, mida öelda, aga ei suuda näiteks üldse rääkida. Jällegi ma võin öelda oma praktikast, minul on olnud kokkupuudet näiteks ühe esimese klassi lapsega, kes ei suutnud üldse rääkida. Ja pika kõneravi tulemusel hakkas ta küll niisama rääkima, aga niipea, kui tõsteti laua peale raamat, ei suutnud laps enam mitte ühte sõna öelda, mitte midagi. Ja selle põhjuseks oli omal ajal niisugune toiming nagu stopperiga lugemise kiiruse mõõtmine. See laps sai oma psüühilise šoki sellise, et ta ei suutnud lihtsalt lugeda. Ta ei suutnud, ja see läks nii kaugele, et ta ei suutnud ka rääkida. Ja niisuguseid asju juhib psüühika. Psüühika võib panna meid kogelema, psüühika võib panna meid hirmust tummaks jääma, psüühika võib panna meid lobisema ohjeldamatult. Mõelge näiteks mõnikord mõne natukene purjutanud inimese peale, kes lobiseb ohjeldamatult. Ta lihtsalt psüühiliselt kontrollib puuduva pealt. Et psüühika muudab ja juhib. Kommunikatsioonikanalid omavahel toimuvad süsteemis. Ehk siis, kui üks nendest on kahjustatud, üks ei toimi, siis on häiritud ka teiste tegevus või siis hakkavad teised kanalid seda kompenseerima, et inimesed suudaksid oma kommunikatsiooni toimima panna, edasi juhtida. Kogu ravisüsteem teatavasti siis tugineb sellele, et kommunikatsiooni
elemente paika panna, sümptomeid kõrvaldada, ravida, juhul kui nendega midagi lahti on, ja rehabilitatsioonisüsteem keskendub sellele, et inimene saaks just nimelt kommunikeerida. Ei olegi oluline, kuidas, vaid oluline on see, et see asi toimiks, milliseid kanaleid siis kasutatakse. Aga milleks? Mis jaoks see inimene siis seda kommunikatsiooni nii kangesti vajab? Suhtleme. Sotsiaalvaldkonnas ja õppevaldkonnas töötavad inimesed teavad, kui oluline meie jaoks on suhtlemine igal tasandil, töötasandil, igapäevaelu korraldamise tasandil, puhke tasandil, suhete tasandil. Suhtlemine on tähtis. Kõne võimaldab meil abstraktselt toimuvat üldistada. Ehk me ei pea rääkima ainult sellest, mida me konkreetselt siin näeme, sest seda me saaksime ka näidata. Seda me saaksime tunda ja katsuda. Me saame rääkida seda, mis toimus eile Egiptuses. Me kuulame seda, millised ilmaostiku olud olid täna ja kuidas saare pealt ei saadud tulema. Me ei pea sinna kohale minema, me saame selle info. Ja see kujuneb välja meie abstraktse mõtlemise taustal, sest meie silma ette tekib möödunud aastane padaorg ja nadid, ilmaolud, mida tänavu aasta üldse ei ole. See abstraktsiooni tase on see, mis aitab meil aru saada nähtustest, ilma et me seda konkreetselt näeksime või hetkel ka tunneksime. Milleks veel? Iseendaga me suhtleme. Me ei pruugi rääkida kõvasti iseendaga. No mõnikord me räägime kõvasti ka, aga me mõtleme iseenda sees asju läbi tänu sellele, et on olemas kõne. Seda saab isegi EEG tasemel mõõta, sest inimene innerveerib oma ajukeskused, kui ta mõtleb teatud konkreetsetest asjadest. Kõnekeskused on siis aktiivsed. Me kasutame väga aktiivselt kõnet uute asjade talletamiseks. Ehk siis väga lihtsalt öeldes me õpime. Õppimiseks. Õppimine ilma kõneta on meie tavamõttes päris keeruline tegevus. Üht-teist me õpime ka kogemustest, aga kogemused me talletame jälle läbi kõne, siis me saame seda edasi anda. Kõne abil on võimalik suunata teiste tegevust. No mõelge nüüd, kui teil tuleb uus töötaja, kuidas te instrueerite või paneksite inimesele ülesandeid, kui te ei suudaks talle kõne abil seda edasi anda. Muidugi on võimalik koos läbi teha mingisuguseid lihtsamaid ülesandeid, aga mitte kõike ja mitte kõiki töid ei saa juhtida ainult läbitegemise või konkreetse praktika abil. On oluline asju juhtida. Ühesõnaga, see teeb meie elu palju lihtsamaks. Kui mina räägin, teie mõistate ja elu läheb edasi. Me oma lapsi kasvatame ju ka läbi kõne. Me ju juhendame neid. Ja mida aeg edasi, seda rohkem läbi telefoni, kus kohas muud kanalid üldse ei aita. Ainult kõne on see, mis on meie relvaks juhendamisel. Kujuneb oskus tegutseda teise inimese suulise korralduse alusel. Ka me ise õpime saama instruktsiooni teise inimese jutu abil. Ja mitte ainult suulise, vaid ka kirjaliku kõne jutu korralduste abil. Niisiis reguleerime enda tegevust, teiste tegevust. Kui inimesel on mingisugune puudujääk kommunikatsioonis. Mis siis juhtub? Mida ta teha ei saa? Nüüd katsume teistpidi mõelda. Kujutage ette, et ei saa oma abikaasale, tütrele, pojale, emale, isale hommikul öelda tere hommikust. Või te ei saa öelda, et oma lapsele pane kindad kätte, sest täna on külm. Või te ei saa öelda, et ma jäin haigeks ja ma ei lähe täna tööle. Aga just nii võib juhtuda inimesega. Ta jääb haigeks
ja ta ei saa öelda, et ta on haige. Ta ei saa öelda, et midagi on juhtunud. Me ei saa kasutada kella, me jääme hiljaks. Me ei tunne raha, sest me ei tea, mis sellega peale hakata, see on paljas paber, kui ei ole kõnet. Sest kõne hulka kuulub ju ka arvude äratundmine, arvude nimetamine. Nimed. No ma arvan, et see funktsioon, et teate, mul tuli täna külla see, või meil käis see, no mis ta nüüd oligi, kes ta nüüd oligi? Ma ei saa öelda. On tuttav, eks? Aga kui seda ei saagi öelda ja kui see ei tulegi ette ja kui teil oma lapse nimi ei tule ette, vaat siis on juba päris kuri karjas, eks ole? Et see on hull lugu. Te ei saa poes käia, te ei saa küsida. No õnneks praegu on palju iseteenindavaid poode ja kus kas saab üsna palju ka ilma kõnelemiseta hakkama, aga lugeda peab saama, sest te peaksite nagu paki pealt ära tundma, mis on mis. No mõned asjad tunneb nii ilma kõneta ära, aga mõned asjad mitte. Te võite valesid asju, te võite eksida hinnaklassi valikul, võite oma rahakoti tuulduma panna ja ongi korras. Ühesõnaga päris hull elu on olmes, igapäeva olmes, kui inimene kõnelda ei saa. Turvalisus on tõsiselt ohus, te ei saa näiteks helistada hädaabinumbril, te ei saa rääkida sellest, mis teiega juhtus, te ei saa kiirabi kutsuda, kui te olete haige ja te rääkida ei saa. Te ei saa hoiatada teist inimest, kui on tulnud mingisugune hädaoht. Te näete, et jääpurikas kukub, aga te ei saa öelda oma kaaslasele, et astu kõrvale. Et turvalisuse teemad erinevates valdkondades, need on väiksed näited, aga neid on palju. Turvalisus on ka siin, et te peaksite teadma seaduseid, saama neid lugeda, aga kui ei saa, ei ole kursis, siis te võite eksida. Õppimine laste puhul, aga ka täiskasvanute puhul, õppimine muutub spetsiifiliseks või võimatuks, kui inimene ei saa kasutada kõnet. Ehk siis siit ka see lugu, et kui on kõneprobleemidega lapsed, siis nende õppimine koolis on alati seotud kas erimetoodikatega, eriprogrammidega, igatahes tuleb nende laste suhtes rakendada individuaalset lähenemist, sest kõnelemine on oma standardses olekus paljudele lastele paraku probleemiks. Kõik see, kuidas inimene hääldab, on oluline. On oluline see, milliseid sõnu ta kasutab, milline on sõnavara, kuidas on grammatika kasutatav, ehk kas tema mõtted on selgesti arusaadavad või võib neid mitmeti mõista. Väga palju nüansse on see, mis mõjutavad just õppimist ja õpetamise protsessi. Töötamine on häiritud kindlasti. Minu praktika on väga suures osas just täiskasvanute kõnekahjustusega ja kui me vähegi jõuame, siis ma natuke räägin just nimelt sellest täiskasvanute kõnekahjustusest ehk afaasiast. Ja seal on tõesti niimoodi, et on palju inimesi, kellel ongi ainult see afaasia ja ainult kõne on kahjustatud. Põhimõtteliselt võiksid inimesed rahulikult oma tööd edasi teha, aga kui kõnelemist ei ole või kõnelemine on kas või mingisuguses tema lülis etapis häiritud, siis tavaliselt tema inimese enda tavalise töö jätkamine on väga keeruline. Mõned inimesed suudavad. Kord oli mul üks patsient raske kõnekahjustusega ja ta oli patanatoom ehk tema ülesandeks oli lahata surnud inimesi ja teha järelduse, miks saabus surm. Ja ta sai raske afaasia.
raske kõnekahjustuse, ta ei saanud rääkida, kirjutada, lugeda. Kõnelemine, tõtt-öelda pikapeale taastus päris hästi, aga kirjutamine mitte. Aga tema kui väga hea ekspert, väga tuntud spetsialist, kutsuti tööle tagasi. No see on nii spetsiifiline ala, et selle eriala inimesi on vähe ja teda väga vajati. Ja mina siis küsisin, et lugupeetud tohter, et kuidas te seda tööd siis teete, kui te ei saa neid akte kirjutada, seal peavad olema ju väga täpsed sõnastused. Ja siis tema leidis lahenduse, ta ütles, et teate, ma räägin, mis ma näen ja mul on sekretär, tema paneb kirja. Saab. Ja nii on ka see võimalus inimestel oma elu edasi minna oluline, et inimese tegelikke teadmisi arvestataks. Ja küll töötamine, aga töö, õppimine ja iseendale toidu hankimine ei ole ju elus ainsad. Tegelikult on häiritud ka kogu suhtlemine tutvusringkonnas, inimeste huvitegevused, hobid, ehk siis inimene jääb vegeteerima oma 4 seina vahel ja ta ei tee tegelikult mitte midagi. Kui mina olen paljude inimeste käest küsinud, mis te teete, siis tavaline, mida inimesed teevad, on see, et toimetatakse oma argi eksisteerimise eest riidesse sööma ja vaadatakse tuimal näol televiisorit. Ja see on praktiliselt paljude inimeste jaoks ainuke väljund elus. Ja ma ei ütleks, et see eriti lõbus on. Ja kogu emotsionaalne sfäär ehk siis suhted oma pereliikmete vahel, tuttavate, sõprade, hobikaaslaste, töökaaslaste vahel, aga ka võõraste inimestega, ka uute kontaktide loomine, see kõik sõltub kõnelemisest. Kõnelemisest sõltub ka teie esimene mulje ja see, kuidas te räägite, meie sotsiaalne seisund, kõik see sõltub ju sellest, kuidas me inimeste poole pöördume ja kuidas meid vastu võetakse ja kuidas meid pärast ära saadetakse. Nii. Nüüd kõnekahjustusi jaotatakse. Mina proovisin jaotada neid kahe aspekti järgi. Kõigepealt me räägime sellest, et inimesel on olemas kõneaparaat. Ja kõneaparaat on siis see, mida me kasutame otseselt rääkimiseks. No keel, hambad, suu, huuled, põsed, lõug liigub, eks ole, kõik see, mis meil liigub siin, kui me räägime, aga me häälepaelad ei liigu enne, kui me kopsudest õhku puhume. Kõik see on meie primaarne kõneaparaat, esmane kõneaparaat. Aga see inimene on nii ehitatud, et ta kõnelemine ja mitte ainult kõnelemine, kõik, mis me teeme, on juhitud ju peaajust. Ja peaajus on spetsiaalsed piirkonnad, mis vastutavad selle eest, et inimene saaks rääkida. Üks piirkondadest, mida niimoodi teaduskeeles kutsutakse Broca-keskuseks, on see piirkond, mis vastutab, et inimene suudab toota kõnet. Et tema artikulatsiooniaparaat kuulab sõna, meil on mõte valmis. Me teame, mida öelda tahame. Ja nüüd aju saadab käsu meie artikulatsiooniaparaadile, aparaat reageerib sellele ja mõelge, kui palju liigutusi peab toimuma täpselt murdosa sekundi järgi õigel hetkel, et kõne tuleks õigesti välja. See on tohutu rida liigutusi. Keel, huuled ja kõik need häälikud, mis peavad üksteisele järgnema täpselt õiges järjekorras, õiges vahekorras, õiges pikkuses, õiges kohas. Kõik need peavad olema ju õigel ajal paigas selleks, et inimene suudaks need liigutused teha. Väike inimene ei suuda. Ta hakkab alguses koogama ja lalisema, sealt edasi ta hakkab siduma sõnu kokku, aga need kukuvad alguses ju nii naljakalt välja, kõik teavad, millised naljakaid sõnu tuleb välja, enne kui laps suudab öelda õigesti sõnu. Kui see lapse intellektuaalne areng on väga kiire, vahel juhtub nii, et see motoorika ei tule järgi ja siis
väga paljud väikesed inimesed hakkavad selles perioodis kogelema, sest motoorika ei kanna välja. Nende kõne on takistatud ja emme-tissid mures, et meie lapsed kogelevad, aga see taandub iseenesest, kunagi muidugi me ei tea, mis on haiguslik või ja mis on taanduv, sellepärast on alati mõistlik konsulteerida logopeedidega selle koha peal. Aga see on niisugune nähtus, et see motoorika on väga oluline. Ja teine ajukeskus on, mida jälle siis kutsutakse Wernicke keskuseks, see on see ajupiirkond, mis seob need helid, mis me kuuleme, kõnehelid, kodeerib kõnest aru saamiseks. Mõlemad võrdselt tähtsad sellepärast, et ja mõlemad võivad ka kahjustuda võrdselt, et inimesel võib olla kas kahjustunud kõnest arusaamine või kõne tootmine. Nii et selleks, et kõne sujuks ja me saaksime aru, mida räägitakse ja suudaksime ise rääkida, peavad mõlemad need kõnepiirkonnad laitmatult töötama. Ja selleks, et informatsioon jõuaks ühest keskusest teise ja et informatsioon jõuaks ajukõnekeskustest kõneaparaadini, meie kehani, mis kuuletub, selleks peavad olema korras ka juhteteed. Nii et kõnefunktsioon siis moodustub kõneaparaadi toimimisest, keeled, huuled, häälepaelad ja tsentraalsest kõneaparaadist ja juhteteedest. Nüüd sekundaarselt võib kõne kahjustuda siis, kui on kahjustatud teised kanalid, teised inimese funktsioonid. Kui inimene ei kuule, kujutage ette, kui laps sünnib kurdina, siis mille alusel ta kõne välja kujuneb? Ei kujunegi. Tal ei kujunegi tavalist kõnet välja, ta ei saa kujuneda välja. Kui on mingisugunegi kõnejääk või kuulmisjääk või mingisugunegi kuulmine ja seda saab proteesida, kas kuuldeaparaatide või implanteerimisega, siis on võimalik hakata kõnet arendama. Aga selle kvaliteet ei ole kindlasti see, mida me eeldame ja ootame. Ja kindlasti sealt tuleb riburada pidi edasi järgmisi probleeme küll kõne mõistmises, küll kirjutamises ja nii edasi abstraheerimise tasandil. Kuulmine kahjustab otseselt kõnet. Ka siis on probleem, kui inimesel on kuulmine olemas ja see kaob. Sest inimene enam ei suuda analüüsida, mida teised ütlevad ja ta võib olla väga tugevasti hädas. Kui inimene ei näe, siis me võime küll mõelda, et kõnelemine, mida see segab, eks ta ju kuuleb kõnet. Aga just kõne õppimine sellel tasandil, kui laps õpib kõnet, kui ta ei näe, siis ta ei suuda matkida teise kuulaja või teise rääkija kõneliigutusi ja ta kõne areneb oluliselt aeglasemalt välja. Seda on vaja juba spetsiaalselt teiste meetoditega arendada. Laps ei saa õppida tavakombel rääkima, kui ta ei näe. Teda on vaja siis juba teid pidi õpetada. Ja meie kommunikatsioon loomulikult kahjustub ju otse kohe, kui me ei näe just erinevate võimaluste vastuvõtmisel. Kui meie suhtleme, kohe ma näitan seda ka, siin on ju üks kommunikatsioonikanal, või ütleme, mis kõnes on väga oluline, see on see mitteverbaalne kommunikatsioon. Ehk siis see, kuidas me liigume, näoilme, olek, see toetab väga palju ja samad sõnad võivad tähendada hoopis midagi muud, kui te ei näe, kuidas inimene seda ütleb. Ausalt öeldes on palju inimesi, kes ütlevad, et näiteks mõnele inimesele mõnest asjast ära öelda läbi telefoni saab küll, aga katsuge öelda seda siis, kui inimene teile silma alla satub. Või et mõnda asja, mida te leiate, et oleks tingimata vaja korda ajada,
ei tasu hakata läbi telefoni ajama, minge parem kohale, siis saate asjad aetud. Sest teie kohalolek, teie kehakeel, teie emotsioon kandub üle ikka inimeselt inimesele, mitte arvuti ja telefoni teel. Paraku see on see suund, milles me kipume praegu oma ühte kommunikatsioonikanalit alahindama ja kaotama. See on mõtlemise koht muide. Kui intellekt on kahjustatud, kui inimene ei suuda mõtelda, ehk vaimse puude puhul, ka siis ei arene kõne välja selliseks, nagu me tahaksime. Inimese sõnavara, tema sõnastus, tema võime abstraktselt asju edasi anda on kahjustatud ja ta ei suuda oma kõnet nii kasutada, nagu me eeldaksime tavainimeste puhul. Ehk siis lapsed peavad õppima ka siis erimetoodika järgi, kui nende intellekt on kahjustatud, selleks, et nad suudaksid elus hakata toime tulema, et me saaksime teisi kanaleid rohkem forsseerida kui kõnet. Õpetamise metoodika on täiesti teine. Ja psüühikahäire. Kui emotsioonitaju on väärastunud infoedastus, siis tekib kas mutism, inimene ei räägi, depressiooni puhul inimene ka ei räägi, see on täiskasvanute puhul, või räägib teisiti. See on need tänapäeva probleemid. Autism kuulub siia alla, kus kohas psüühikahäire reguleerib rääkimist, inimesed ei hoia silmsidet, lapsed ei pea silmsidet, nad ei kontakteeru ja kommunikatsioon on ühekülgne, võib-olla üheülbaline, mõned lapsed ei räägi üldse, mõned räägivad ja nii edasi. See oli siis nüüd selle järgi liigitatud, kus kohas on kommunikatsioonis viga, et kõne ei arene või kõnes tekiksid puuded. Teine alus, mille järgi ma katsusin liigitada, on see, millal tekib inimesel probleem kõne arengus või kõnelemises. Esimene ongi selles, kui kõnel ei arene, kui mingisugusel põhjusel lapse kõne ei teki. Ja siis on lähenemised ühed, kui kõne on tekkinud. Ja see puudutab enamasti perioodi lapse sünnist alates kuni kirjaliku kõne väljakujunemiseni. Kui 3-aastasel lapsel peaks tekkima juhtub mõni trauma, mis tema aju kõnekeskuseid kahjustab või mõni muu trauma, mis rikub tema hambumuse või ei taha nii pahasi asju välja mõeldagi, mis võib kõik juhtuda väikese inimesega. Sellisel juhul, sellest tasemest allapoole on küll tema kõne tekkinud, aga ta läheb sellesse kategooriasse, kus tekkinud kõnet hakatakse taastama. Kõikidel teistel puhkudel läheb kõneravi või kõnearendus kaasab lapse kõne arenguga ja on vaja aidata teda tavalise tasemele järgi. Selleks, et seda hinnata, peab muidugi teadma normi. Ja norm ei ole niisugune staatiline üksus, et me ütleme, et vaat nüüd nii on, testime ära, kui on 200 sõna on norm, kui on 186 sõna, siis ei ole norm. See ei ole nii. Norm on plastiline, see sõltub keskkonnast, kus laps on arenenud, see sõltub lapse geneetilisest baasist, kuidas on tema vanemate kõne olnud, kuidas on vanavanemate kõne olnud, kuidas temaga on tegeletud. Kõik see on niisugune plastiline, aga üldjoontes siiski on niisugused normid olemas, millal laps hakkab koogama, millal ta lalisema hakkab, mitmekuused, kas ta neid hääli teeb, kas tal on aastaselt oma 10 abstraktset sõna, mis ei pruugi olla korralikult artikuleeritud, kuid mis siiski tähendavad teatud kindlaid asju. Kas 2-aastane laps kasutab kõnet, kas tal on tekkinud seotud kõne, kas ta seob 2-3 sõna lausesse,
kas 3-aastasel lapsel on häälikud välja kujunenud, sõnastruktuur paigas, et sellised taseme üldjoontes piirid on paika pandud ja enam-vähem me üritame selles suunas jõuda. Kas 6-aastane laps hakkab lugema, mõned hakkavad juba 4-selt, aga teised 6-selt, muidugi see on erinev lapseti, aga tänapäeval eeldatakse 6-aastased lapsed loevad, sest vaatake, muidu ei saa enam kooli ju. See on ju see karm lugu, et nüüd peab ju lasteaias õppima. Kas lapsed suudavad, Eesti lapsed eriti, hääliku pikkuseid eristada, et nendel ei tekiks koolis pärast raskusi, see on väga keeruline küsimus. Ja kõik need on omavahel seotud arengus, sest me võime küll mõelda, et kui see 2-aastane laps, kui ta ei räägi, küll ta hakkab rääkima ükskord. Päris tavaline on see öelda, et teate, meil ka 2-aastaselt rääkinud, pärast ei jõua teda ära kuulata. Aga see foneemitaju hakkab ju tekkima 2-aastaselt. Just see sama hääliku pikkuse ja pärast me imestame, miks meil koolis on nii palju lapsi, kes käivad logopeedi juures ja ei saa kirjutamisega hakkama. Et igal juhul on kõne arengus need etapid olemas, millele tuleb õigel ajal tähelepanu pöörata, mida on tegelikult suhteliselt lihtne õigel ajal mõjutada mängude, matkimisharjutuste, väikeste nüansikestega, mida kindlasti teile saavad mõned trakid emakeeleõpetajad, aga igal juhul ka logopeedid soovitada, et õigel ajal õigeid asju teha, et vältida hiljem niisuguseid asju, mis näiteks lapse õpihimu alla võtavad või lapse koolis hakkama saamist mõjutavad. Ja teine pool on siis kõnekahjustused sealt maalt, kus kohas kõne on tekkinud, kuid mingisugusel põhjusel tekib tagasilöök. Ja seda siis me eeskätt käsitleme täiskasvanutel, kõnelevatel inimestel või siis lastel, kellel on juba kõne välja kujunenud. Kõne võib kahjustada siis jälle kas tsentraalsel tasandil, et näiteks ajukahjustuste tagajärjel, kui kõnekeskused või ajujuhteteed saavad kahjustatud, või siis ka kõneaparaadis, kui on traumad, haigused, operatsioonid, mis mõjutavad kõne kvaliteeti. See, et 5-6-aastased lapsed murravad hambad ja et nende keelekene tuleb hammaste vahelt välja, see on ju loomulik nähtus, siis nad kõik sõsistavad meil peaaegu. Aga kui lapse hääldus on olnud liiga hammaste vahel ja kui ta nüüd murrab hambad, siis hakkab lihtsalt silma. Ja siis saadakse aru, et see on olnud valesti ja ehk loodetavasti minnakse logopeedi juurde seda korrigeerima. Me võime küll mõelda, et see on iluviga, kui me räägime keelhammaste vahel või räägime vales kohas artikuleeritud R-tähega, aga kui inimene saab koolika või täiskasvanu ikka ja ta hääldus ei ole korrektne, siis on tal igal juhul mingisugused probleemid ka oma elukutse valikus ja seab piirangud. Või siis tuleb hiljem tööd teha, ka nii juhtub. Mitte alati ja mitte kõigi puhul, sest on inimesi, kes on sellest üle ja kui tema võimed muus valvas kompenseerivad, siis saadakse hakkama. Küllap me teame, kes meil poliitikaski ei ole võib-olla väga korrektse kõnega, aga saab ka hakkama, kui saab. Nii. Ma toon teile ära mõned logopeedilised diagnoosid, millega te võite kokku puutuda. Üsna tavaline on siis see, kui mõni üksik häälik jääb lapsel välja hääldamata või on valesti hääldatud. Päris tavaline on see, et lapsed ei õpi õigel ajal R-i ütlema ja nad käivad logopeedi juures seda vibratsiooniga häälikut õppimas.
kui te lähete prantsuse lapse juurde, siis temal on häälikupuue siis, kui ta ütleb rrr, ja kui te lähete eesti lapse juurde, siis tema puhul on täiesti vale, ütleb, kui ta ütleb, eks ole. Et noh, kuidas kuskil ja see sõltub keelekeskkonnast. Aga päris paljudel lastel on segamini ka ja te. Ja siis on nii, nad tulevad ütlevad, et tutt tireb, eks ole, teil aia peal. Või et meie peres oli üks laps, kes vaatas seda Šiškini maali hommik metsas ja ütles, näe, talupojad on puu otsas. Sest tal ei olnud ei R ega K-d ja siis oli karupoegade asemel talupojad. Aga see asi on düslaalia. Kõige sagedamini ongi R-i, S-i ja K häälduspuued, aga V, J, no mis seal on, mõnikord isegi L ei lähe keele tipp üles, noh, on vaja õppida. See on sageli. Keerukam on siis, kui kõne areng on aeglane või on üsna puudulik või hiline, siis seda nimetatakse alaaliaks või düsfaasiaks, sõltub meil etappides mõlemat esineb, nimetatakse ka kõne hilistumist. See võib olla geneetiline, võib pereti olla, aga võib olla seotud ka kõnekeskkonnast ja võib olla ka seotud aju toimimisest ja aju funktsioonidest. Mitte kunagi me seda ette ei tea. Ja sellepärast on oluline konsulteerida ja vaadata ja protokollida, kuidas see kõne siis areneb, mismoodi tekivad muudatused, et saada aru, kuidas see protsess toimib, kas on põhjust muretseda või mitte. On lapsi, kellega on vaja tohutult tööd teha, et siis see kõne paika saada sellel baasil, ütleme, et tal on mingi aju funktsioonis kõrvalekalle, see piirkond ei kujune välja. Kui see on välja kujundatud suure tööga, siis edasi saab ta vaimne areng minna edasi normaalselt. Aga kui me mõtleme praegu seda, kui tihti öeldakse, et 2-3-aastane laps, no ei räägi veel, ei räägi, aga tema eakaaslased on jõudnud, miks ikka? Nad käivad ringi, ütleb, miks see, miks teine, kes, kus, aga see laps ei saa küsida. Tal jääb ju see intellekti arenguks vajalik kanal puudu. Ta ei saa oma vaimu sellega turgutada, et ta ei saa küsida. Ja ta sotsiaalne suhtlemine on sellel tasandil, ka seda te kindlasti kõik teate, kui laps veel ei räägi või on hilise kõnega. Ta sikutab, ta lükkab, ta toob kättpidi emme-issi kohale, no sellest ei juhtu midagi, aga ta läheb lasteaeda ja ta seal ka kaaslast lükkab. Aga mida teevad kaaslased? Nad lükkavad vastu. Nad löövad ja siis nad pahandavad. Ja siis on emotsiooniks kisa ja siis on pahandus majas ja lapsel on väga palju negatiivset emotsiooni ja tema kaaslased tõukavad ära, nad ei taha taga mängida. Ja siis on kuri karjas, sest tema lapse sotsiaalsed suhted, sotsiaalne areng on pidurdatud kommunikatsiooni puudumise tõttu. Nii et see ei ole päris süütu lugu, et laps ei räägi või et ta ei suuda ennast kõnetsi väljendada. Me ei saa muidugi midagi teha sinna, kui see areng on erinev, aga nii palju saame, et me pöörame tähelepanu ja püüame seda omalt poolt muuta, sest ainult täiskasvanutest, vanematest sõltub see, kas me suudame oma lapsi sealt üle aidata, kus kohas on nende raskused. Hääldamise puue ehk dysartria on selline puue, kus kohas neid vääralt hääldatud häälikuid on juba rohkem kui 1-2 kindlat häälikut. Kui nad on kõik juba kuidagi väga pehmelt välja hääldatud, ei ole täpsed asendid, on nagu kõne, oleks nagu ta nagu ütleks kõik asjad, aga ei ole täpset hääldust, kuidagi viisi laps ei tunneta seda, kus kohas ta keel aseb, kuidas ta huuled liiguvad. Tavaliselt sellisel puhul lapse huuled ei liigu üldse. Ongi nii. Ja ka see mõjutab tohutult hiljem kirjalikku kõnet,
sest lapsel ei kujune ajus välja neid kindlaid asendeid, kus kohas on fikseerunud teatud hääliku hääldamine. Hääliku pikkustel ei ole vahet, glusiilides tugeva ja nõrga hääliku vahet tegemine on väga raske, sest ta ju ise ei ütle neid välja. Et see on nüüd juba üsna tõsine kõnepuue, millega tuleb väga tegeleda, et see diktsioon saada puhtamaks, et lapsed ütleksid häälikuid täpsemini välja. Rinolaalia ehk ninakõla kujuneb välja lastel, kes süütumaal puhul siis, kui lastel on sageli kurkhaige, palju suure kurgumandlid, adenoidid, hingamine on piiratud, siis on see häiritud ka õhu liikumine artikulatsiooni aparaadis, kõlaruumid on puudulikud, aga keerulisem ja tõsisem on viga siis, kui lapsed on sündinud näiteks suulaelõhega, õhu liikumine ninasse ei saa olla suletud, pehme suulagi ei tõuse näiteks või on ta avatud seal, et siis me ei tea, ei pruugi teada, mis ta põhjustab, kui see on ka seotud nähtava lõhega, siis on see ilmselge ja see tavaliselt diagnoositakse juba sünnitusmajas. On kohe näha ja sellega võetakse ka midagi ette, aga minu juurde näiteks sattus hiljuti üks 4-aastane väikene poisslaps, kelle kõne oli täiesti ühtegi KPT-d ta ei suutnud välja hääldada ja kui suhu vaatad, oli kõik korras. Mitte midagi sealt näha ei ole. Ja lapse kõne ei saa üldse välja aru, sellest ei ole võimalik mitte midagi aru saada, ükski teine laps ei saa aru, mida ta räägib. Kuigi laps oli suhtlemisaldis, sõnavaraga korras, tore, rõõmus laps, aga kõne ei ole teiste inimeste jaoks üldse aru saada. No ema mingil määral saab muidugi aru, emad saavad ikka oma lastest aru. Aga probleem on tõsine ja siin tuleb leida üles, siin peab olema mingisugune orgaanika taga, siin peab olema mingi põhjus, miks see laps ei suuda artikuleerida õigesti. See põhjusele tuleb jälile jõuda ja kui seda saab kõrvaldada, siis tuleb seda kõrvaldada. Kui ei saa, siis on ees muidugi väga tõsine logopeediline töö, et katsuda saada seda nii palju tasandada, kui vähegi võimalik. Ehk siis niisugune tõsine teema. Nüüd üks levinud kõne probleeme on kogelus ehk kõne rütmihäire. Kogelusi on minu hinnangul 2 väga tõsist liiki. Ühed on need, mis ongi juhitud ka jälle orgaanikast ehk ajutegevusest. Ajus see kõnemotoorikakeskus, mis peaks juhtima nüüd meie hingamist ja kõneartikulatsiooni aparaadi toimimist, ei toimi õigesti. Ta ei suuda anda õigel ajal õigeid käskusid ja inimene ei suuda juhtida oma kõnet motoorselt nii nagu peab. Ja teine on palju levinum probleem, on siis, kui see motoorika on olnud mingil hetkel suhteliselt nõrk ja inimesel on tekkinud kõnehirm. Ehk siis ta kardab, et tal asi ei õnnestu. Ja see on hakanud kasvama ja kasvama. Tema motoorika on võib-olla selle aja peal juba ammu järele jõudnud, aga ta hirm on läinud selle asja juures nii suureks, et kujunebki välja niisugune psüühiline kogelus. Ja see on suurema osa kogelejate probleem. Muidugi see võib olla ka kombineeritud. See motoorika probleem võib olla all ja peal on tekkinud psüühiline kogelus. Kunagi kord ma kohtasin kõneravis ühte täiskasvanud noort naist, kellel oli töökoht, ei olnud tal peret, aga töökoht oli, ta töötas, ta sai oma tööga väga hästi hakkama, aga kena naine. Aga ta vältis igasugust kõnelemist võõraste inimestega. Ja kui ta mulle kõneravisse sattus, siis uskuge või ei, ta kõnel ei olnud absoluutselt mitte midagi viga. See oli täiesti sujuv, tavaline kõne, nagu ikka inimesed räägivad. Aga ta kartis teiste inimestega rääkida, ta ei vaadanud kunagi inimesele otsa.
see on üsna tüüpiline kogelejate puhul, vaatavad kas siia, vaat sinna vasakusse laenurka. No võib-olla nad leiavad paremalt poolt ka midagi või vaatavad maha, nad ei vaata inimestel otsa, nad pelgavad, käib kuskil siin oma rinna peal see kõnelemine ja kõneravitundides me arutasime seda teemat ja meil oli harjutus niisugune, et ka seesama noor naine ja teine kogeleja pidid minema tänavale tahtlikult, enne me õppisime tahtlikult korralikult kogelemist, tahtlikult kogelema ja küsima midagi tänaval. Noh, mõnest putkast või müügikohast või tänaval inimeste käest kella või teed või midagi, mis iganes. Aga ülesanne oli samal ajal jälgida, kuidas reageerib see inimene, keda ta kõnetab. Ja nüüd nad läksid paari kaupa ja see kena noor naine pidi, tollal oli veel nänniputkasid neid tänaval hästi palju. Ta võttis omale ülesandeks, et ta küsib, kas kohv, mida ta müüb, on värske. Aga nüüd ta pidi müüjale otsa vaatama, sest ta pidi teada saama, kuidas müüja reageerib. Ja pärast ta pidi siis kommenteerima, kuidas asi läks. Ta kõnetas kogeledes, mitte nüüd ilma kogeluseta, vaid kogeledes, me olime õppinud seda, ja vaatas ja müüja vastas talle rahulikult, jaa, vaadake, siin on kuupäev peal, see on veel tuleva aastani kehtiv. Kenasti, rahulikult, info sai ta kätte ja siis ta oli nii hämmastunud, kujutage ette. Ma kogelesin, ta vastab mulle, ma sain vastuse ja ta naeratas ka mulle. See oli talle täielik šokk, ta ei oleks iial uskunud, et temasse suhtutakse nii, kui ta kogeleb. Siiamaani oli ta püüdnud meeleheitlikult sujuvalt rääkida ja jumala pärast hoiduda rääkimisest nii palju kui võimalik. Et see on see kogeluse teema. Kogelust esineb erinevalt, on takistustega, on kordamistega, mõned püüavad rääkida, aga ei tule, teised räägivad nii, et kordub. Mõned räägivad nii kiiresti, et teil jääb mulje, et ma peaks võtma sabast kinni, et hoida seda. Kõik inimene nagu selle ja siis jälle järgmine puhang ja mõned räägivad nii, et ei jõuagi ära oodata. Siis on kirjaliku kõnehäired ehk siis meie puhul, mis me kõige tavalisemalt koolis kuuleme, on düsgraafia, mis tegelikult tuleneb lugemishäirest ja laieneb kirjutamishäiresse ehk düsleksia, düsgraafia. Meil on siis need lapsed, kes kõik koolides logopeedi juures käivad. Mina logopedina ütlen, et 80% nendest lastest ei ole düsgraafikud ja ei ole düsleksikud, vaid nad on lihtsalt meie kõnearengu ja emakeele metoodika edasiandmise praagi tulemus ja et nendest tegelikult kirjutamisraskustega ja lugemisraskustega lapsed on vaid üksikud. Mujal maailmas nende laste jaoks pakutakse eri metoodikat, nendele esitatakse tekstid audiokanaleid pidi, neile loetakse ette, antakse materjalid audioraamatutena, audioõppematerjalidena. Me veel päris nii kaugele ei ole jõudnud, aga liigume selles suunas. Mis ma siis tahtsin öelda, et afaasia on minu nii-öelda leivanumber, millega ma olen tegelenud ja see on siis kõnesüsteemne kahjustus, kus inimene ei saa kas rääkida või räägib. Õnneks me jõudsime juba vahepeal siin sellest natuke rohkem rääkida, et ma pikemalt sellest ei räägi nii palju, kui et seda enamasti põhjustab insult ehk ajuverevalum või trombajus või siis ka ajukasvajad, operatsioonid, mürgitused, traumad on need, mis põhjustavad afaasiat. Ja võib olla ka progresseeruvat afaasiat, kui verevarustus järsult teatud piirkonda halveneb. On juhitud ajukeskustest, millest me rääkisime alguses, ei pea rohkem peatuma. Afaasia on keeruline juhtum, sest sellega kaasnevad väga paljud teised probleemid, nii halvatust, epilepsiahooge, nägemishäireid.
tunnetushäireid, liigutuste juhtimise häireid, ta on üsna keeruline kombineeritud puue ja kaasneb väga paljudel juhtudel depressioon ehk psüühikahäired sinna juurde, tahte ja keskendumise puudulikkust ja väga sageli ka valu, inkontinentsi probleemid ja nii edasi. Nii nagu aju juhib meil kõike, nii võib siis sinna juurde tulla ka väga palju probleeme. Afaasiaga inimestel on elus väga raske toime tulla, väga harva saadakse oma endisele tööle tagasi, mõnikord siiski. Ja väga harva, praktikuna ütlen, on selliseid inimesi, keda üldse aidata ei saa. Mingil määral on alati võimalik afaasiaga inimesi aidata, kas alternatiivse kommunikatsiooni arendamise teel, teiste inimeste juhendamise teel, kuidas inimestest aru saada ja nii edasi. Osa inimesi ei saa lihtsalt teistest aru, osa ei suuda ise rääkida ja mõned inimesed ei saa aru ega suuda ka rääkida, aga sealjuures suudavad ise adekvaatselt mõtelda ja kasutada teisi kommunikatsioonikanaleid, nii nagu ikka. Ei ole abi kirjutamisest ja lugemiseks. Et see on see, mis väljendab praegu. Tahaks, aga ei saa. Ja nõuanded, see puudutab muide ka kõiki teisi inimesi, kellel on kõne kahjustatud, ka eakaid inimesi, kellel on võib-olla ka dementsus juba hakanud arenema või kes ei suuda nii kiiresti kaasa mõtelda, nagu meie tahaksime. Et mida me siis teeme, mida väldime ja mida tasub teha. Suhtluspartneri ja suhtluse loomisel alati kõige tähtsam on see, et te austate oma suhtluspartnerit. Ka siis, kui te saate aru, et tal on raskused. Te tahate tast aru saada ja te tahate rääkida nii, et ta teist aru saaks. Meist sõltub ikka väga palju. Võimalikult püüda esitada küsimused inimesele nii, et ta saaks ei või jaaga vastata. Afaasia puhul on see väga tähtis. Ei küsi, kas sa tahad teed, kohvi või mahla, vaid küsite, kas sa tahad kohvi. Ei või jaa. Aha, ei taha kohvi, kas mahla. Kasutada abistavaid kanaleid ehk siis need alternatiivseid kanaleid, osutamist, viitamist, aega, et jõuaks selle uue kanalini jõuda. Toetada teise kanaliga, et läbi kirjutamise, kui on väga oluline info ja kui te teate, et inimene ei loe, see ei tähenda midagi. Ikka kirjutate ka läbi. See märksõnad, tähtsamad asjad, sest kui on kaks asja korraga, sõna ja kirjutamine, see võib aidata ja tuleb anda aega. Ja mida ei tohi teha, ei tasu tõsta häält, kui te näete, et inimene ei saanud aru. Afaasiaga inimene ei ole kurt. Ta kuuleb füüsiliselt hästi, lihtsalt ta vajab aega rohkem arusaamiseks. Vältida kõiki teisi kanaleid, raadio kinni, telekas kinni, kui tahate asjaga rääkida. Kutsuge inimene eraldi tuppa, vältige, et palju inimesi on koos, kui teil on vaja tähtsat infot edasi anda. Mitmekesi rääkimine segab, inimene ei saa aru. Ja ei maksa kritiseerida. Ei maksa naerda selle üle, kui inimene on öelnud valesti, kui te saate aru väga hästi, et ta tegelikult tahtis midagi muud öelda. Nii kui meil endale juhtuks vale sõna kuulile. Ikka juhtub. Aitäh!